Meil oli mingi periood, kus meil järsku köögist kadusid peaaegu kõik kahvlid ära. Ja see oli mingi paar nädalat, kus neid kahvlid lihtsalt ei olnud ja siis järsku nad tulid tagasi. Keegi tegelikult, mis tänaseni ei tea, meil on mingid teooriad, et kus nad vahepeal käisid. Minu nimi on Henrik Link. Minu nimi on Liis Leedo. Ja need on meie kõige küsimused Njord advokaadibüroo kohta. Kõige veidram lepingupunkt, mida oled näinud? Kõige veidram lepingupunkt, mis ma olen näinud, oli üks selline startup, mille kohta tehti aktsionäride vahel leping. Ja siis seal lepingus selle startupi juhi kohta öeldi niimoodi, et kui tal on vaimse tervisega mingid probleemid, siis võidakse teda sealt ära kangutada. Kõige pikem tööpäev. See tööpäev, kus ma sain üks hetk aru, et mul pole mõtet isegi koju minna, et ma magasin kontoris. Ma kontoris pole maganud, aga ma arvan, et 6:30 hommikul 10 õhtul seda on küll tulnud. Kõige kummalisem kliendi soov või nõudmine? Vahetevahel on mingid sellised soovid, et põhimõtteliselt kas saab teha midagi, mis ei mahu nagu sellesse raamistikku, milles me mängime, reeglid ja seadused ja asjad. Ma arvan, et ma võin ka selle vastata. Kui klient töötleb igapäevaselt väga palju isikuandmeid, aga ta arvas, et võiks dokumentidesse kirjutada, et ta üldse ei töötle isikuandmeid. Kõige tobedam kontori sisereegel? Meil on teisipäeviti on büroo koosolekud ja siis seal vahepeal nõutakse, et kõik, kes parasjagu on kuskil eemal ja ei ole nagu koosolekuruumis kohal, et nad oma kaamerat tööle paneksid. See vahel on natuke tobe, kui inimesed peavad kuskil pidžaamades ja asjades enda näitama, et nad ikkagi kuulavad, mida räägitakse. Kõige veidram tööjuhtum. Kus üks klient selle asemel, et oma mõtted kokku koguda ning ühe e-mailiga saata, saatis umbes 15-20 e-maili päeva jooksul. Igas e-mailis oli üks lause. Kõige suurem töövõit. Ma arvan, et päeva lõpuks tegelikult kõige suurem töövõit on see, et kui me oleme klienti nii hästi ja toredasti aidanud, et ta soovitab meid oma sõpradele ja tuttavatele. Ja kui sa näed seda kirja pärast, et keegi uus kirjutab ja ütleb, et sain sinu kontakti temalt ja ta ütles sinu kohta häid sõnu, siis see on, ma arvan, et see on kõige parem asi, mis me üldse teha saame. Kõige keerulisem tööjuhtum. Kus pidin kliendile selgitama, et see, et teised ka nii teevad, ei ole väga hea argument. Hendrik, kes on sinu kõige lemmikum töökaaslane? Minu kõige lemmikum töökaaslane on Karl-Henrik, kes sealt lehvitab praegu. Ei, aga tegelikult mu lemmikud töökaaslased on need, kes meie külmkappi täidavad kohukeste ja võileivamatega. Hea valik. Kõige suurem office crush. Meie kontor laienes, mis tõttu nad pidid 2 maja seina vahele puurima augu. Ning siis esimese minutiga, kui auku puurima hakati, puuriti vastu elektrikaablit ning kadus elekter ning wifi. Nii et... Ma võib-olla küsin su käest uuesti, see on mitte crash, aga crush. Crush või? Nacho.